Tere, head vaatajad! Käes on Uudistekeskuse saatesarja Heade mõtete kast 14. saade ja tänases saates teeme juttu taas valimistest, aga ühe teise nurga alt kui eelmisel korral. Kui eelmises saates rääkisime, milline võiks olla valimisloosungite tõlge inimkeelde, siis tänase saate teemaks on valimislubaduste tõlge inimkeelde. Ja nagu ka eelmises saates ja mitmes varasemas saates lubas mulle täna appi tulla elektriinsener Andres Saukas, kes oskab ka võõrkeeli, on tõlkinud nendest ja just veidi enne selle saate algust ta jõudis saksa keelest eesti keelde tõlkida ühe huvitava loo, mis käsitles nähtamatuid droone, millega eurooplasi praegu hirmutatakse. Aga miks on vaja siis tõlkida inimkeelde ka valimislubadused? Põhjus on väga lihtne, sest üsna palju valijaid ei saa aru, mida sellega tahetakse tegelikult lubada. Mina kui tõlkija ning Andres kui tehnokraat siis kahe peale ühiste jõupingutustega püüame aru saada, mida Eesti valimislubadused tähendavad inimkeeles. Ja varsti peakski tulema siis Andres ka stuudiosse, meie saatesse. Ja nüüd ongi siis meie saatesse jõudnud elektriinsener Andres Saukas, nii nagu välja hõigatud sai. Andres, mäletad, kui ma kutsusin sind sel teemal saatesse, siis sa pidasid seda väga oluliseks, et me räägiks eraldi valimisloosungitest ja valimislubadustest. Miks sa leidsid, et on vajalik teha eraldi saade valimislubaduste tõlkest inimkeelde? Kas sellest saatest ei piisanud, kus me rääkisime valimisloosungite tõlkest inimkeelde? Palun, Andres. Tervist mõistust, väga hea, et kutsusid ja ma arvan, et paljud tahavad ka teada, mille pärast see põhjus, see kutsumine nüüd on meil selline ära. Läheme natuke ajatukku tagasi. Meil on praegu põhiküsimus on nüüd seismised ja vot sellised imelikud asjad, mis on, mida ei olnud. Mäletate 30 aastat tagasi, kui partorgid ja muidu mehed ja kõik mehed läksid üle ja millega nad tegelema hakkasid. Ükskõik, kelle käest mina küsisin, oli ta endine partorg, endine politrokk või kes ta oli või oli metallivaras, milline seal juures, siis tema käest küsisin, millega tegeled. Ja vastus oli lihtne, ajab Eesti asja. Siis ma küsisin, mis Eesti asi on. Vene keeles on slen, poliitbüroo liige, asi on püksis ja aeti asja. Siis lugesin raamatut, mida nad kõik soovitasid ümber sellel ajal, Dale Carnegie raamat, kas ma ütlen perekonna õieti, ta pealkiri on, et õpetus, kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi. Ja võt mul tekkis kohe küsimus, mis asi see nüüd toimub ära, miks ma pean sõpru võitma? Võitmine otseses tähendab teda alandamist või maha löömist või nii edasi võitma. Ta ei olnud öeldud sportlikult, lihtsalt kuidas võita. Siis ma lugesin seda raamatukest küll ja seal oligi selline asi, et sa pead müüma selline turuvend olema, kui seda kaupa ei taheta, siis sa tuled või korstna kaudu ja müüd selle ikka maha, siis sa oled tegija. Ja vot sealt tuli selline sõna sisse ära, mis kohe ka hakkas külge kõigile, sa oled seda väärt. Jälle tekkis mul küsimus, mida ma siis väärt olen, aju ei ole, müün mingit Hiina või siis tollal ei olnud saina kaupa, ma olin ka, kui hakati tõlkima neid kostnorme, eurostandarditeks, elektri omadid, siis CE märgistus tuli igale poole külge panna, siis ma kohe ütlesin, see on China export, kõik olid salvunud, naersid mu üle. Aga nüüd vaadake, millise küljes ei ole seda China exporti, see on ümber trükid. Nii, ja siis jõudsime nüüd edasi, mis asja nüüd siis hakkasime ajama. Sai mõni aeg üle, saime Eesti asjaga ühele poole, ühesõnaga tööstud maha lõhutud, ärimehed said asjad kätte, metall läks ära, siis keegi enam metalli ei ostnud, siis millega tegeled? Me ajame Euroopa asja. Ajame ruttu, et saaks euro kätte ja saaks selle raha kätte ja nii edasi.
jõudsime nüüd euroga ära, keegi enam ei räägi Euroopa asja ajamisest. Mis asja nüüd me ajame? Hääletame sinna-tänna kollamast ja ma võin teile öelda, kui on pendel ühe ääres käinud, teise ääres käinud, siis meil on nüüd järgi jäänud ainult hüüdlause eest ära. Kuidas seda mõistate, kuidas te panete kokku eest ära? Sellepärast, et vaadake, kui palju kohaliku omavalitsuse nimekirjas on liikmeid, ei oleks üldse olnud imestunud, kui oleks kõik 98 või 99% kõik läinud valimiskasti juurde ja minusugune 1%, mis nõukaajal suurt ja niimoodi arvestati 1-2%, nende nimed oleks välja jäänud. Ma ei oleks imestanud, me oleme jõudnud sinna samasse kohta, kus me olime. Andres, aga mul on sulle tõsine nõuanne. Katsu ära patenteerida valimisloosung eest ära, sest mul on selline kahtlane tunne, et kui sa seda ei tee, siis järgmisteks valimisteks võtab keegi erakond selle ise kasutusele. Minul on sellest kogemus olemas, sellealane kogemus, kui aastal 2022 algas veebruaris Ukrainas sõjaline erioperatsioon, siis paljud ka ennast konservatiiviks ja isamaalaseks inimeseks mõtlevad või nimetavad inimesed, nad hakkasid Ukraina patriootideks ja nad eeldasid, et ka mina pean hakkama Ukraina patrioodiks ehk isamaalaseks, aga ma ütlesin, et minul on ainult üks isamaa, see on Eesti. Läks natukene aega mööda ja siis minu välja öeldud mõte saigi Isamaa valimisloosungiks, sest 2023. aasta Riigikogu valimistel oligi Isamaa valimisloosung. On vaid üks Isamaa. Nii et Andres, soovitan kindlasti patenteeri ära see valimisloosung eest ära. Seda võib sul vaja minna ja kui sa tahad, et keegi seda kasutab, siis ütle, et sa tahad valimisnimekirjas saada esimest kohta. Aga tuleme tagasi tänase saate teema juurde, selleks on valimislubaduste tõlge inimkeelde ja vaatame, milliseks see tõlge tänases saates kujuneb. No nii, hakkame pihta siis. Tõlkega inimkeelde, täpsemalt kuidas tõlkida inimkeelde valimislubadused. Täna on siis Heade mõtete kasti 14. saade. Saatekülaliseks on Andres Saukas ja arutamegi temaga, kuidas inimestele muuta arusaadavaks need valimislubadused, mis on käidud välja enne 2025. aasta kohalikke valimisi. Ja sissejuhatavaks pildiks valisin sellise pildi, mis kujutab paljude valijate unelmpoliitikut. Nimelt sellist poliitikut, kes lubab, et ta valijatele mitte midagi ei luba. Ja ometi kutsub kõiki tema poolt hääletama, nii et kuidas võtta. Selle väga hea pildi on teinud andekas Eesti kunstnik Priit Koppel. Nagu Erki Vestus, nii on temagi teinud väga palju andekaid, väga tabavaid pilte. Me oleme neid kasutanud tänuga oma saadetes ja kuna teame, et nad on mõlemad eestimeelsed inimesed, kasutame ka edaspidigi. Andres, kas sina oled näinud mõnda sellist poliitikut, kes valijatele lubab, et ta neile midagi ei luba? Poliitikuid ei ole, aga ma ütlen ära, see on puhas tehnokraat see. Näete, et on tehnokraadi moodi, ma ei luba teile midagi, aga vali mind, ma teen töö ära. Kõik, aitan teid. Ja tundub küll, sul on täiesti õigus, Andres. Mulle meenus esimese hooga, et aastal 2023 maikuust kuni oktoobrini oli Slovakkias tehnokraatide valitsus, mida juhtis siis endine Slovakkia riigipanga asepresident Lajos Odor, ungarlane muide, ja nüüd hiljuti, kui 5. oktoobril 2025 oli Tšehhis parlamendi alamkoja valimised, seal jälle võitsid sellised jõud, kellest üks tulevase valitsuse osaline erakond Vabadus ja otsedemokraatia. Tema ütles, et tema nõuab, et temal lastakse esitada valitsusse tehnokraadid, tähendab asjatundjad, mitte tavalised poliitikud. Nii et sul võib olla täiesti õigus, et sellel pildil on samuti tehnokraat
Ja praegu tundub niimoodi, et suundumus on sinnapoole, et üha rohkem asjatundjad tulevad valitsussesse ja ka muudele juhtivatele kohtadele, kuna põhulõuad lihtsalt ei vea enam välja. Aga vaatame nüüd edasi järgmisi. Näiteks enamus poliitikuid siiski lubab ja igasuguseid asju lubab inimestele. Siingi on ingliskeelne kiri, üleval on ka eestikeelne tõlge, et tsirkus kestab, kuni jätkub publikut. Ja siis on näha, kuidas üks tõenäoliselt poliitik lubab sealt kõnepuldist midagi ja tema hoiab pea kohal kirja ainult lubadused. Ja kes tuleb, kuulab teda, kes läheb eemale, ei saa just öelda, et need eemale minijad oleks väga nagu rahuloleva näoga. Selles mõttes on nagu tegemist, ütleme pildiga elust enesest või väga elulähedase pildiga. Ja järgmiseks ma valisin sellise pildi, mis näitab enamuste poliitikute lubaduse iseloomu, kus hunt lubab lammastele pärast seda, kui olete mind valinud, saab minust taimetoitlane. Andres, küllap sa oled selliseid poliitikuid näinud ka ise. Võib-olla oled nendega isegi olnud ühes erakonnas või vähemalt kokku puutunud, kes esinevad kellegi teisena, annavad selliseid lubadusi, mis on juba ette teada, et on teostamatud. Kuidas sinu kogemus on olnud, Andres? Need on kogu aeg olnud. Ütleme, nõukaajal ei olnud neid lubadusi kohe panna, seal oli üks erakond, see nõukaajal oli võetud üle kuningased süsteemist, mida nimetati hiljem diktatuuriks, et seal oli parempoolsed, vasakpoolsed, pojaarid ja nii edasi, ütleme siin samas. Ja nemad olid ikka rahva poolt ja tehti. Ja kui on suur territoorium, siis sa ei saa sellist asja lubada. Et muudad ja teed kõik ära. Sa pead võtma sealt kohapealse inimese või selle juhi, kes juhib seda rahvast, aga mitte niimoodi, et vastupidiste lubadustega. Ja neid ei ole mõtet üldse ju rääkida, et maailmas on neid küll olnud, Pol Pot on olnud ja Stalin ja kes sai sellise olukorraga ära, valis endale Beria ja Trotski ja kõik sellised need hundid lambanahas endale ümber, sellest ongi sealt tulnud see väljend, ma arvan. Nii et mitte midagi ei ole muutunud. Aga kui on väikses kohas ja me oleme praegu ikka päris hästi minemas sama teed, nagu läks see 3. Rooma või see suur Rooma impeerium, jutustame, laulame, teha midagi ei ole, hirmutame igasuguste imelike asjadega, siin need droonid tulevad ja ise lendavad sinna ja tänna, neid keegi ei juhi. See jõuamegi muinasjutu maale, et meid siin droonidega tulevad juba UFO-d. Me saame nüüd varsti idanaabri üldse välja lülitada ja võt sealt on, et kui valid mind, siis ma räägin, kus poolt droonid tulevad ja nii edasi. See on. Ja aga vaata, mis on kummaline, Andres. Ükskõik kui jaburat juttu võib ju rääkida, aga keegi pole kohustatud seda uskuma ja veel vähem selle järgi käituma. Aga üllatav ongi see, et üsna palju inimesi leidub, kes usuvad. Ja ma arvan, et sellepärast ongi meie tänast saadet inimestele vaja. Nad saavad natukenegi aimu, mis on need valimislubadused ja kes on need lubajad. Aga võtsin veel ühe pildi, mis iseloomustab hästi selliseid lubadusi, mida jagatakse enne valimisi. Ja siin pildil oli ja ütleb, et valimised lähenevad. Kas tahate, ma luban teile iga puu otsa bussipeatuse. Minule meenus sellega, et oli Tallinnas veel üsna hiljuti selline abilinnapea, kes tahtis liiklusmärke igale poole panna ja siis täiesti ootamatult nagu bussipeatust paviljonid vahetas välja, kuigi vanad paviljonid olid paremad. Andres, kas ka sinu juures Haapsalus on niimoodi, et on neid, kes lubavad igale poole bussipeatusi või liiklusmärke või midagi sellist? Neid on igal pool, hakkas ju, mis see asi pihta, kus kohas Tallinnas, võtame selle samase Männiku surnuaed, Liiva surnuaed. Minge vaadake, seal on 4 ülesõidukohta, ülekäigukohta, mis on valgustatud, triibulised ära. Ja mõtelge, kui palju seal neid kõnnib seal, kas need
ja hauas olijad jalutavad siis öösel ühelt poolt surnuaialt teisele oma vaimule või sellele külla, milleks seal neid vaja, neid ei oleks ju vaja, ühest ülekäigud päevas ja on näha, kui jalakäija tuleb peale, siis inimene või see auto peatub, aga seal on 4 tükki. Ja vot sealt hakkas tulema, et hakata tegema, panema ja vaadake, kui lähme nüüd veel kaugemale sinna Kohtla-Järvele, kus tehti need suured ringteed ja need liiklused ära, isegi Eesti Ekspress kirjutas, et need ringid tehti sellepärast, et seal peaks 3 miljonit elama inimest, et need ülekäigud inimestele ja siin ongi, et kui naaber tahab üle tie minna, siis ta sõidab ikka päris 5-6 kilomeetrit, et külla sõita sinna, noh. Ja Andres, aga kas ei olnud nii, et ka seal oli tegemist valimislubadustega, mis siis täidetigi? Jah, samamoodi läheb ja ega siin ei ole. Nii palju, kui seda lõhkumiseks materjali antakse, on. Aga nad peaksid hakkama mõtlema, sest inimesel on see mälu, alateadmis. Et kõik, kes on selliseid asju teinud, see jääb meelde. Nii jäi Stalini teod jäid meelde, nii jäävad kilekotid ja hämma leitud raha jääb meelde, jäävad ka liiklusmärkide ülespanijad meelde ja nii edasi, nii edasi. Et see peaks inimestele mõtlema, sest üks on, tema ise unustab ära, ütleb, et see oli maha kantud, metalli läksid need liiklusmärgid ja nii edasi, aga rahvale jääb meelde, see oli ju loll. Loomulikult jääb meelde ja pärast veel aastakümneid hiljem meenutatakse, nagu oli ka Tallinnas üks linnapea omal ajal umbes veerand sajandit tagasi, kes uhkustas sellega, et tema oli elu jooksul läbi lugenud ainult 2 raamatut ja oli jõudnud ilusti Tallinna linnapeaks, oli teinud karjääri. Aga vaatame edasi. Eespool oli juttu sellistest poliitikutest, kes keelutavad, kes ei täida oma lubadusi. Siin ma võtsin 2 näidet selle kohta, kui poliitikud ausalt ütlevad, mida nad tahavad saavutada. Ja mina leian, et iga aus ülestunnistus, aus jutt väärib austust. Ja siin ei keerutada, siin öeldakse otse, vaadake inimesed. Kui näete neid poliitikuid, siis teate, mis on nende tegelik huvi. Siin ei ole sellist ohtu, et peetetakse, räägitakse ühte asja, tahetakse teist teha. Minul igatahes läks süda soojaks, kui ma nägin sellist avameelsusest. Ma tean, et poliitikute hulgas esineb seda üsna vähe. Mis tundeid tekitab see reklaam sinus näiteks, Andres? Siin on näha, et inimesed on ausad. Ja ma usun, kui ongi mingid pahandused, värgid tulevad, aga ta saab selle samase sildi või selle paberiga näidata, et ta ei ole valetanud. Just, see on asi omaette ja muidu paljusid poliitikuid süüdistatakse pärast valimisi, et nad enne valimisi olid valetanud, aga neid mehi ei saa süüdistada. Nii et nemad on siis nagu selles mõttes kiiduväärne erand. Aga vaatame veel edasi. Niisiis, me oleme korduvalt, Andres, oma saadetes rääkinud Isamaast ja viimasel ajal ka sellest, et Isamaa loosung on valimisloosung Eesti vajab muutust. Ja me eelmises saates, heade mõtete kasti 13. saates päriselt ei hammustanudki lahti, mida see muutus tähendab. Aga ma vahepeal tegin uurimistööd ja selgus, et Isamaa valimisprogrammis on see vastus ilusti kirjas. Seal on öeldud seda, et Isamaa toob muutused tagada hea elu igas Eesti piirkonnas. Ja Andres, see tähendab siis, et hea muutus tuleb ka sinu juures Haapsalus. Nüüd sa saad selle koha pealt rahul olla. Ja nagu ütleb ka teine loosung, et muutus algab Haapsalust või muutus algab Tallinnast. Aga läheme Isamaa juurest edasi, sest on muutuse kohta esitanud peale meie teisedki küsimusi. Ja esimene küsimus siin pildil on, kes soovib muutust? Nagu näha, kõigil on käed püsti. Ja siis on teine küsimus, kes soovib muuta ja kellelgi pole kätt püsti enam. Ja kolmas on küsimus, kes soovib juhtida muutust ja kõik panevad ajama. Minu meelest see pilt on päris elulähedane. Mida sina, Andres, selle pildi kohta ütles? Täpselt õige. Sellepärast, et kui ei ole ära öeldud, mis muutust tahetakse, mõni tahab võib-olla muuta oma naist
mõni tahab oma meest muuta, noh, või perekonnaseisu muuta, seal kõik tahavad muutust, keegi tahab saada rikkamaks, see on ka muutus, ja see, kes hakkab siis seda naist või rikkust muutma, näete, teine rida on, et ei olegi. Ja siis, kui öeldakse, kes hakkab sellega tegelema, polegi tegija, see on kõik täielikult elust võetud. Ja vot siin ongi, mida tegelikult inimesed tahavad, inimesed ei taha muutust. Vot see on selline välja mõeldud asi, ta tahab rahulikult olla. Sest väga suur muutus on ju sõda. Ja nagu öeldakse vanasõna, et armastused ja sõjad on kõik lubatud. Ja vot siin ongi see muutus. Ja vot siin on, kes tahab armastada, kes tahab sõda ja vot näed, kes hakkab juhtima seda sõda või armastada. Ja see on täielikult eluline küsimus ja pilt on täielikult põhjaks, et jätke see meelde. Selline asi, sõna tuleb muutuse küsimus. Olen sinuga täiesti nõus, Andres. Alati tuleb püüda süveneda, mida mingi sõnaga tahetakse öelda. Ja siis meenutan siinkohal, et Isamaa üheks kaubamärgiks on toetusseismine. Oleme seda pilti kasutanud ka ühes meie varasemas saates. Seal oli juttu sellest, kuidas Isamaa toetab õpetajaid sel moel, et seisab koos nendega. Ja siin pildil on siis näha 4 Isamaa kandidaati ka seekordsetel valimistel. Üks nendest on endine minister Kristjan Järvan. Ja nemad siis ongi ise ka olnud õpetajad, osa on praegugi. Ja seisavad koos õpetajatega, et oleks toetus. Aga ma valisin selle pildi välja kindla tagamõttega ja põhjus on selles, et Eestis on üsna palju valimislubadusi sellised, kus esineb sõna seisma. Seistakse tavaliselt millegi eest või millegi toetuseks ja ma tegin ühe väikse valiku. Võtangi Isamaa eest välja need Isamaa valimisprogrammis ilmekamad seismise lubadused. Loen need igaks juhuks ette nendele, kes võib-olla ei saa meie saadet otse vaadata ja siis kuulavad kas või taustaks. Esimene. Isamaa seisab eestluse elujõu eest, mis algab kodukohast, kogukonnast, perest ja lastest. Teine. Isamaa seisab peresõbralike omavalitsuste eest, tagades taskukohase eluaseme ja tugiteenused, kodulähedased lasteaiakohad ja põhihariduse ning toetades huviharidust. Ja kolmas. Isamaa seisab selle eest, et kvaliteetne tervishoid ei ole privileeg, vaid iga eestlase õigus. Minu meelest, Andres, see kolmas, eriti see tervishoiu teemaline seismine on selline huvitav asi. Ma arvan, et see, et kvaliteetne tervishoid ei ole privileeg, vaid on iga eestlase õigus, see on enesest mõistetav. Kas selle eest peab seisma või teistpidi küsides, kas leidub ühtegi teist erakond või ühtegi sellist erakonda Eestis veel peale Isamaa, kes oleks selle vastu? Mis mulje sulle jääb? See tervishoiu teemalise punkti osas just. Tervishoiuga. Ja siin on ees see kvaliteetne tervishoid. Mis asjad need üldse on? Lihtne tervishoid ja siis kvaliteetne. Ja siis veel kolmas, siis peaks olema ju ebakvaliteetne tervishoid. Ma tahan need 3 sõna. Et kuidagi moodi nende Eesti õnnestu seista. Aga mul on ettepanek, vaataks kõik need seismised kõik jutti läbi. Ja siis arutaks võib-olla lõpupoole, mille pärast ma ei taha praegu üldse hakata sellest seismisest rääkima. Ma räägiks ühe tõesti endaga juhtunud seismisega seotud elujuhtum ära, mis päris oli väga ränk minu jaoks. Aga teeme nii, Andres, vaatame edasi neid slaide. Siin on jälle paar Isamaa lubadust, mille eest Isamaa seisab. Kes soovib, see peatab meie saate video kinni, vaatab, loeb need läbi. Siin on ilusti antud allikas. Sealt saab järele vaadata, kas oleme õigesti tsiteerinud. Need puudutasid Isamaa seismisi, aga nüüd on seismise lubadused Kalevipojalt. Ja siingi on väga palju ilusaid seismislubadusi. Ja siit tuleb välja, et käib läbi sõna EKRE või lühend EKRE. Ja veel on siis seismise lubadusi Kalevipojalt. Vaatajatel võib tekkida õigustatud küsimus, et miks on mul siin kirja pandud, et need lubadused on Kalevipojalt, samas kui
lubadustes ise esineb läbivalt lühend EKRE. Aga põhjus on väga lihtne, nimelt Kalevipoeg ja EKRE on sünonüümid, ehk siis nad tähendavad ühte ja sedasama. Ka seda plakatit kasutasime eelmises saates, selles, kus oli juttu valimisloosungite tõlkest ja siin ilusti ülemine rida ütleb, valges kirjas küll, loodetavasti siiski näete, et Kalevipoeg ja EKRE on sünonüümid, Eesti kaitsja. Siis langeb nagu ülejäänud küsimuste ports ära, mis puudutab. Aga huvitav on see, et EKRE ja Isamaa mõlemad nagu võistlevad selle nimel, kes rohkem seisab eestluse ja üldse inimeste eest. See on omalaadne võistlus. Kui seda tehakse mõistusega, see on isegi hea võistlus, ise küsimus, kui suur sisu nendele lubadustele antakse. Aga minagi mõtlesin, et mida see toetuse esinemine endast tähendab. Ma vaatasin sõnastikust järele või teadmeteostest järele. Eesti keele seletav sõnaraamat ütleb, et seisakuaeg. See on kas siis esimene tähendus on masina või vabriku seisakuaeg. Ja teine on siis piltlik ehk siis paigalseisu stagnatsiooniperiood. Nii nagu oli Nõukogude Liidus Leonid Brežnevi ja pärast ka Juri Andropovi Konstantin Tšernenko ajal. Ja see allikas on siis Eesti Keele Instituudi koduleht. Ja teine sama märksõna kohta, kus ma küsisin ka, et kas toetusseismisega taotletakse tõesti paigalseisu Eesti arengus. Ja seisakuaja kohta ütleb, et Nõukogude Liidu suurenev mahajäämus lääneriikidest paljudes eluvaldkondades alates 1970. aastatest paigalseis arengus. Ja nüüd, Andres, annangi nagu sulle sõna. Sinagi oled seisnud ja kõigepealt ma küsin, et kas sinu arvates selle toetusseismisega tõesti taotletakse paigalseisu Eesti arengus? Ja kui sa oled sellele küsimusele ära vastanud, palun räägi mõni värvikas näide oma eluteelt, mis puudutab seismist. Palun, Andres. No toetusseismine, ma ei saa sellest aru, seista saab, jah, mitte seista, kui on vaja toetada seina või mingisugune asi hakkab ümber minema, isegi kui auto on natukene kehvalt, inimesed lähevad ja panevad õla alla, seda ei nimetada toetusseismiseks mingil juhul, seda toetushoidmiseks või selline toetust lükkamiseks või tõukamiseks, et saaks sellest asjast ära, seal on tegelikult füüsiline tegevus. Seismine on ju staatiline ja staatiline ongi inimesel ainult, kui ta seisab püsti, seisab ära, mitte midagi ei tee, vot see on seismine. Et ta on. Aga seal kulutatakse ka jõudu, see on staatiline. Aga kui ta hakkab juba sööma või liigutama käsi siia sinna, see on juba tegevus, see on juba dünaamika tuleb juurde staatikale ja seda võib öelda, siis see ei ole enam seismine. Ja kui nägite, seal plakati peal oli, nendel kõigil käsi oli all, isegi see plakat ei olnud ette sirutatud, nii nagu ütleme, sportlased pidid kandma oma riigilippu olümpiamängudel, käsi pikalt ees, väikses tupas, ta väsis ära, valiti kõige tugevam näidata, et see rahvus ja see riik on ikka olemas. Ja nüüd, mis küsimus mulle, see seismine võtab kohe sees okse maigu suhu. Aga miks? Mis sul selle vastu saab olla? Sest ma sain nii hea kogemuse seismise koolis, kui ma seisin nurgas ja tahvli juures, see oli mulle täitsa hariv. See oli hea, ma sain seal kõrvalt lolle nägusid teha ja kuulda paremini õpetaja ettekannet ja mitte midagi ei olnud, sai ära. Aga kui ma läksin Nõukogude sõjaväkke Kroonu ja siis oli sedasi, et kui tuli see karauli aega oli, karaul tähendab see valveseisandus. Ühed on siis sees lipu kõrval ja teised siis valvasid ladusid, ütleme laokaitse ja ajaliselt, seda nimetas karauliteenistus. Ja küll ma kauplesin välja, et ma ei taha seal lipu kõrval seista, aga siis seletati ära, vaadake, et eestlane on sellise näojoonte ja sellise rühikaga, sirge ja tugev ja kena ja niimoodi ära, nii nagu Stalini või see Lenini mausoleumi juures, kui te olete lugenud, oli valiti ka eestlased, ta sai sirgelt sammutud ja kui seal mõni
Uspekk, poolkõver ja lühikene jutt tuleb sinna, oli kohe, ei olnud ju vaatamine. Ja kuna mul oli selline lugu, algus kui läksin, mul tüütasin ära, et laske ka õue või sinna, ma tahan ka õues jalutada värskes õhus, eesrelv käes. Ei, siis ma küsin, mis on, puhkusele lähed, saad 100 korda, kui seisad ära ehk 100 päeva, 100 korral, 100 päeva, siis saad puhkusele, kõik on saanud puhkusele. Tähendab, sa oleks saanud koju sõita sõjaväest siis mõneks ajaks, jah? Nädalaks ajaks puhkus. Kõik said nagu niimoodi ja mul tuli 100 ära ja jälle vaatan ära juba käskkirja, sain ka teada, et minu nime ei olegi puhkuse saajate hulgas ja 101. puhkmise jälle seismine. Siis ma vaatasin, aitab. Tema politrukk lubas 100, minul aitab, istusin sinna kõrvale, vahetus tuli, kohe oli pahandus ära, karauul, arreteeriti mind, ma olen juba siis nagu riigireetur, lipust ära, muidugi kogu aeg ma mõtlesin, kumb see lollim on, kas mina või tema. Päeval oli seal hea seista, sest kõik sisse tulid, andsid au, mina võtsin selle au nagu omale, sest lipul mälu ei ole, siis tal sellest soojaga külma, aga öösel ma ei tahtnud küll seal seista, mida ma seisan, mida ma vahin teda. No ja siis oligi niimoodi, et lubati, istuti ja arreteeriti mind ja viidi kohe ära, et nüüd on tribunali minek. Tribunal on sõjaväes kohtuotsus ja siis sealt dispatti 8 aastaks sinna vangi ja siis teenid jälle oma see pool aastat, mis järgi on jäänud järgi ja mitte seal ja ei tea kus kohas. Ja võt siis olukord tuli, aga õnneks samal päeval oli ka valves oli majorist doktor ja karauli ruumide vastas oligi siis see haiglaosa või see ambulatoorium või kuidas ta nimetati. See siis sinna kohe, ta tuli sinna vangede siia kinni, ma vaatan ja küsin, mis asi juhtus, miks ta nii tegi ja ta põgeneb, ei ta põgene kuhugile, haiglal oli ka ju seal epideemia ja sellised ära, uks käis ühtepidi kinni, see on nagu vangla iseenesest, trellid akendel ees ja jäetigi mind sinna. Ja siis küsis, miks sa nii tegid, sa oled eluaeg mõtelnud korralikult, et ma ütlesin, teate, mulle ei meeldi sellised inimesed, kes valetavad. Ja võin kohe tõmmata paralleeli praegult selle seismise ja selliste lubadustega, nii et valijad valetavad. Ei, aga miks valijad peaks valetama? Valijatele ju hoopis ise valetatakse. Valitavad. See on õige, jah. Sest nemad ei tee seda, viskab selle üles ja siis selle juures on suured plakatid väljas, kelle raha see on. Ma ei usu, et see on nende isiklik raha, et nad on selle pannud. Neile on sealt riigieelarvest ja kuidas nad selle raha saavad ja nii edasi. See ei ole minu asi. Aga räägi, Andres, kuidas see sinu sõjaväejuhtum lõppes? Kas sa pärast veel seisid lipuvalves või kuskil mujal või enam ei pidanud seisma? Juhtus selline lugu, ma seletasin sellele majorile arstile ära. Ta ütles, et miks sa tegid, nüüd on selline jama käes, nagu oli tribunal ja lähed ära siit ja ma mõtlen, mulle ei meeldi valetamine. See ütles, kuidas valetamine? Ma ütlen, see politrukk ütles, et 100 korda olen ära, siis saan puhkusele. See on vale. Ja teate, mis selle peale maletajast arst ütles? See on ratsukäik. Ta läks nägu nalja täis. See oli nagu kombinatsioon päris elus. Päris elus ta ütleski, ratsukäik on ja ratsukäik tähendab seda, et tribunali alla sa ei lähe. Ma ütlen kudamoodi, jah, tribunal on avalik kohtuistung ja kui seal hakkad rääkima, et politrukk lubas sulle, et politrukk valetas, ei andnud sulle 100, siis tekib selline moraalne süsteem, et seda väeosa politrukki ei saa usaldada. Sellepärast ta valetab, et sinna ei lähe. Aga kuhugile kartsa ja sellises paras arestikambritesse satud sa küll. Sellepärast sellega tehakse vähemalt siin roodus noortele selgeks, et ei tohi sõjaväesüsteemile vastu minna. Ja ütles, et 3 päeva puhkasin ja rohkem ma ei saa panna. Ja siis selle ajaga siis ta rääkis ära, et Ulumajans ka tuli järgmine päev kohale sinna, et ega ma hull ei ole ja nii edasi tehti ära ja kõik ei ole hull ja siis seletati ära ja
ja siis rivi ees 3. päeval kutsutigi välja, astus sammud välja ja loetigi ära, et 3 päeva aresti, 3 ööpäeva. Ja siis tulin tagasi, ära arvesta 3 päevaga, ta sealt tagasi ei saa. No ja viidigi siis sinna Kroonlinna Tsaari vangla Taulisse ära, kus olid need marused olid seal juures ja siis pandi üksikkambrisse. Üksikkamber oli päris selline jõhker ära, seal ei olnud ei tooli ega voodit, mitte midagi sees ei olnud. Öösel visati siis 3 lauast kokku visatud nagu kuuriuks, seda nimetati lennukiks, samaljott ja anti siis sinel ja talvemets ka pähe, et sellega magada. Ei olnud marrast ega mitte midagi. No ja siis, et kui seal oli 2 päeva olin ära, siis tuli siis see uus ülevaataja juurde, vaatame, kuidas sul see vorm seljas on ja ta meelega tõmmas nööbi eest ära. Ja ütles, et kui poole tunniga sa seda ette ei õmble, siis vaatame, siis saad päevi juurde. No see oli kokku lepitud nende, nii nagu see värk mul oli nõel, aga niiti midagi ei olnud. Kõik nöörid ja rihmad võeti ära, et võib-olla kogun ennast üles või kägistan ja nii edasi, nii edasi. Ja tuli siis tagasi, tõstis siis niimoodi üles, näitas, palju on, nii palju said juurde nüüd. Ja siis nagu lihtsalt ütlen 2 päeva, ei ole, see on Rooma 5, nii et kohe andis 5 päeva, ööpäeva kartsa juurde ja nii edasi, nii edasi. Ja mis ma siin räägin, rohkem ei ole, ma olin kokku 15 päeva, pool aega seal oli, kui ma hakkasin seal igavusest, et me midagi teha ei ole, palju tegis koosid nulliks, aga ma nagu matemaatika, ma hakkasin seal arvutama, mitu kirsapaari mahub sellesse minu kartsaruumi niimoodi ära ja siis nad luurasid sealt ära, et see vend hakkab segamini minema. Osa enamuse tagus pead vastu seina, seal oli verelaigud ära, et ta saaks sealt välja ja läksid endast välja. Aga mul ei ole sellist kommet, milleks ma pean ennast vigastama, las nad vigastavad oma ajusid ise. Ja ma ei lase oma ajusid vigastada, kui ma mõtleme ära. Aga praegu kahjuks, mis ma tahan öelda, noortel enam mõtlemisvõimet ei ole ja nad vigastavad ennast just nende arvutite ja moolade vahatamisel. Ja see oli kõrvalvõi. No arusaadav, Andres, ja nüüd on ka inimestel paremini arusaadav, mõistetav, miks sa suhtud sellisesse asja nagu seismine, no ütleme mingi asja nimel seismine, et sa suhtud päris kriitiliselt. Aga noh, inimlikult see on mõistetav. Aga et see jääks nagu väga ühekülgseks, siis ma otsisin välja, et kas tõesti selles seismises võib olla ka midagi head, kas seisaku ajas võib olla midagi head ja ma leidsin, selgub, et seisaku ajal võib olla, ehk siis toetusseismisel võib olla ka ravimõju. Ja palun, võtsin välja siis Eesti Keele Instituudi kodulehel asuvast sõna veebist tähendusseletuse, kus on öeldud sõna seisaku aeg, teine tähendus on aeg, mille jooksul lähiravi kiirgusallikas peatub määratud positsioonil. Ja see mõiste on siis kasutusel suure doosikiiruse ja pulseeritud doosikiirusega allikate järellaadimissüsteemides. Ja ma jäin siis mõtlema, Andres ja meie vaatajad ka, et äkki meie geniaalsed poliitikud teadsid, et toetusseismisel on ravimõju ja sellepärast nad seisavadki mitmete asjade eest ja sellepärast ka Isamaa seisab koos õpetajatega ja usub siiralt, et õpetajate olukord läheb sellest paremaks. Aga oleme, Andres, sinuga rääkinud omavahel ja mõnikord ka saadetes sellest, et on ju olemas selline poliitikute alaliik nagu ülejooksikud. Tänapäeval öeldakse, et ta leidis ühisosa mingi teise erakonnaga ja läks teise erakonda või vahetas lippu või kuidas seda nimetada. Aga minul tekib küsimus valijana, kuidas saab neid ümberkehastujaid ehk poliitilisi poolevahetajaid usaldada. Ja valisin ühe sellise pildi välja, mis peaks olema päris kõnekas. Ja küsingi nüüd, Andres, sinult, milline on sinu suhtumine poliitilistesse poolevahetajatesse ehk siis rahvapäraselt öeldes ülejooksikutesse? Kuidas sa usaldad nende antavaid valimislubadusi? Palun, Andres. Ülejooksikud ühest erakonnast teise. Võtame lihtsa näite.
igal normaalsel riigil on armee, on tunnuseks, on tema sõjavägi, kes on küll, jah. on tal raha, nii, aga võtame sõjaväe. Ja sõjaväel on eri liigid, nagu erakonnad. On laevamehed, on dessantväelased, eriüksuslased, on siis lihtsalt kahuriväelased ja kõigil on selgesi oma erakondlik tegevus, ütleme niimoodi. Ja nüüd võtame siis sellise variandi, dessantväelane või siis allveelaevnik ütleb, jookseb ära, et ma olen ka sõjaväes, ma kaitsen seda riiki, X riiki või niimoodi, et ma tulen nüüd, olen allveelaeva peal olnud ja oskan allveelaevaga seal tegutseda, tulen nüüd dessantväkke. Mõelge nüüd ise. Tal on head samad mõtted on, et ta saab seal hakkama, saab riigile head teha, aga kui lennuk lendab üles ja ta ei ole kordagi hüpanud alla ja peab langevarjuga alla hüppama, arvate, et ta hüppab seda ise. Ma ei usu seda. Ta tuleb alla lükata ilmselt seal. No alla ei tohi lükata, siis ta on surnud. Ta jääb sisse. Seal instruktorid ei ole sellised ära. Ja ongi ta erakond on paigas. Või võtame tagurpidi seesama dessantväelane, kes on jõudne 2-meetrine tugev, selline tassib seal 50 kilo seljas, selle allveelaevas on need luugid on väiksed, ta on põiki seal kinni, ta teeb küll kõiki tahab, aga kui on seal kiire mingisugune reaktori juurde, mootori juurde mineks, ta on kõiki igatpidi ees, aga tal on mõtted, on ju ühisosa nii olemas, ta ju aitab seda sõda võita vee all ja vee peal. Ja võt need on erakonnad. Aga kui oleks kõik asi korras, need erakonnad võivad olla. Nad peavad leidma ühisosa ja seda erakonda peaks nagu erakondi peaks nagu üks mees juhtima. Sellepärast ongi vaja, kas siin president on, kes ei ole valitav nende erakondade poolt, kas või väljapoolt sisse võtta ajutiselt, kes paneb asjad paika. Vot see oleks siis erakondlik ülejooksmine jääks ära. Ja ülejooksmine tavaliselt rahvakeeles, kui lähed võõra poole üle sõjarinde joone peal, siis oled ju reetav. Nüüd võelge, kuidas tahate, sest tal ei ole seda tasakaalu, tal ei ole seda iseenesest mõtlemist pakutakse talle seal, kuule, sa oled nüüd seal valimisnimekirjas 3, muidu oled sa seal enda juures 10, 8 saab sul sisse, tehakse sellised arvutuskäigud ära ja tead, kui ruttu tal tuleb see ühisosa tuleb meelde. Nagu kasiinomäng, nad mängivad ju kaarte. Ja inimesed mõelge siis ise, kas teil on neid ülejooksikutest ja nendest ka natukene kasu, kui ta läheb sinna või tänna, ta on ju kogu aeg plakatil. Küll on plakat roheline, küll on plakat kollane, aga ta on igavesti nagu seal. Aga kui hakkad vaatama 30 aastat, kuhu me oleme näinud, ükskõik kellega, ainult segame. Aga kui nad nüüd tulevad nüüd kohalikud omavahel, siis mõelge nende peale, kes on teil seal koha peal olnud, kes ei ole olnud nii aktiivne toidu ja kaupluste kinnipanija ja kes on aktiivsed, ütleme, selle rohepöörde vastased, sest rohepöörajad tulevad, panevad teil need asjad püsti, 2 aastat on garantiiaeg ja see neid rohkem ei huvita. Andres, kas, vabandust, täpsusta palun, kas sa pead silmas, mida nad püsti panevad, kas need on päikesepaneelid või need on tuugenid? Need on ju juhuelektrid, selle võid panna ise endale õue peal ühe väikse lühikese mingisuguse ära saad kasvuhoonet krottida, ta põriseb seal plekist natukene, ise ei lase linde ja neid ei lase marjapõuseid ei lase ära süüa sul, aga kui suured platsid ja suured metsad võetakse maha, pannakse need maha, see on ainult korraks. Ja kui on nad maas, siis tehke, mis tahate nendega. Ja siis ta on eluohtlikud, nad on pinge all ja nii edasi, palju neid hooldavad, palju neid tehakse. Kohalikud teavad, kuigi sagedasti seal elektrikud juures käivad.
See on õige küll, Andres. Ma igaks juhuks täpsustan meie vaatajatele, et kui me kritiseerisime ülejooksikuid, siis see käis nende kohta tõepoolest, kes ise vabatahtlikult olid lahkunud. Mitte nende kohta, kes olid vastu nende tahtmist erakonnast välja arvatud. Ja tõsi küll, siin tuleb ka teha teatud erand, nimelt kui keegi arvati vastu tema tahtmist erakonnast välja ja ta läks teise erakonda, mille maailmavaade on väga erinev tema eelmise erakonna maailmavaates, siis tekib küsimust, et kui põhimõttekindel selline inimene ikkagi on. Ma toon sellise näite, kui inimene, oletame, ta on EKRE liige ja ta arvatakse sealt välja, ta läheb siis Reformierakonda või ta läheb sotsiaaldemokraatide hulka. No siis tekib küsimus, et kas tal oli põhjust nagu EKRE-s üldse olla, kas ta oli seal põhimõttekindel. Aga enamasti on niimoodi, et kui inimene ülekohtu korras valesüüdistuse alusel arvatakse erakonnast välja ja ta sealt lahkub, läheb mõnda teise, mis on maailmavaateliselt sarnane erakond, seda ei saa reetmiseks pidada. Või mida sina, Andres, selle kohta ütled? No täpselt sa seletasid kõik ära, see ongi see. Kui on jõuga aetakse ära, siis on ära. Ja kuna siin eespool ma rääkisin, et tulin sealt Kartsast 15 päeva pärast tagasi sõjaväe ossa ja arvake ära, mis siis juhtus. Ma olin seal nii kõrge au sees kohalike sõdurite keskel, nad austusega vaatasid mind. Siis ainukene asi, mis võeti mult ära, et relva ma ei tohtinud kanda ja rivis sain lahti, et see igane lollus käia seal mööda sammudega kolistada, see võeti ära. Siis see majandusjuhataja majorist, kes seal ladude ja toiduainetega tegeles, see võttis mind kohe sinna lattu, kuna ma olin seal, siis ükski konservi kadunud ära, muidu oli 10-15 kadunud, ta teadsid, et ma ei valeta, kontrolliti ja siis poisid, kõik, kes olid, käisid hüppes, tõid sealt veini midagi, kõik kontrolliti läbi, nad tulid sealt ladude tagant, tulid välja, hüppasid minu juurest ära, ma panin nende toodud kraami oma lattu peitu põranda sisse ja olin nii ühelt poolt, teiselt poolt ja kolmandalt poolt ausi ees. Ja noored need vaatasid, oi, see ikka pidas sellise vastu, sest need legendid olid hullemad kui olid, sest paljud olid seal käinud ja öeldi, et inimesed läksid sassi, aga ma tulin ära, tähendab, kas ma olen sassis, kas tasub minuga tüli norida või midagi pahasti ütelda või hakata erakonda muutma nõndaks ära ja võt see tegi minust hoopis teistmoodi väärika ja austusavaldustega olid ülejäänud kõik ära. Ja ülemused, kes olid määra majorid, rääkinud, tubli, tegid siin korra majja ja muidu olid konservid, olid kõik kadunud. Praportsikud ja kõik käisid eelmise juures ja võtsid ära ja kirjuta ja kanna maha, aga minul ei olnud midagi. Mul oli täpselt, kui sööklasse läheb 10 seda lihakonservi, siis 10 oligi sellel päeval läinud üle. No siin kastides olemas. Väga hea, Andres, et sa seda mainisid, sest see võimaldab meie vaatajatel õppida siin tundma ka teise nurga alt, inimlikumalt. Paljude jaoks oled sa enne kõike siiski väljapaistev energeetika asjatundja ja sinu teistest omadustest teatakse vähem. Ka heade mõtete kastivaatajad teavad vähem, aga hea, et sa seda tutvustasid, seda tahku oma isiksusest. Ma arvan, et me vaatajad said tänu sellele targemaks ja rikkamaks. Aga meie saate lõpupoole lähenedes ma mõtlesin käsitleda ka natukene arvamusküsitlusi, sest Andres, sa oled küllap ise tähele pannud, et kui valimised lähenevad, siis tulevad ka arvamusküsitlused, kord on ühed tulemused, kord on teised. Ja siin võtsin klassikalise pildi, kus siis üks pildil olija teatab, et läbi viidud küsitlusi järgi võidab valimist Reformierakond ja teine vastab talle, aga ma ju palusin küsitlusi hullumajas mitte läbi viia. Ja see on Eesti kultuuriruumis liikuvale inimesele täiesti arusaadav pilt. Andres, see on ka sulle arusaadav. Või kuidas? On ütleme, need igasugused reitingud, need pakkumised, need on ju börsi ja kasiinomängijate lood.
sest kui lähete kasiino, vaadake neid kasiinofilme või pilte, seal jooksevad summad ära, et tänane võidusumma on selline. Täna võite võita sellise, 1 miljoni 10, need jooksevad. Arvate, et see võit sealt tuleb välja, see tuleb võib-olla mingil ajal ja mingi klõbin 1000 või 10 000 tuleb, aga mitte ei tule 10 miljonit. Aga sellega kutsutakse inimesi ära, et oi, võib-olla ma olen seda väärt. Nii nagu jutt oli meil alguses, et võidan selle 10 miljonit. Ja võt siin ongi see küsitlus ära, et nende küsitlustel ei ole mõtet. Kui inimene läheb valima, kui ta valib nüüd e-valimisteks, see näitab, mis tase tal on. Ta on laisk, ta ei tea, ta ei jõua, ta ei mõtle, ta laseb ja siis laseb võib-olla AI-st ka läbi, siis vaatab seda küsitlust ja lehekülge, näed, sellel poisil on rohkem, näed, siin on pildi peal ka Järvi naabel, ilusti ütleb ilusti siin endine näitleja, et läbi viidud küsitlused, no sellest piisab rahvale. Mõlemad on suunamudijad, Andres ju. Nii Järvi naabel kui endine Ani olid ju omal ajal suunamudijad Eestis. No olidki naljamehed ja karikatuur ja satiir, aga nüüd siin ütleb ära, neid on normaalne kasutada, nad ei solvuks, aga tänapäevase kupaned ütled, et sa oled ikka rumal, et kui lähed sinna. Ja toome lihtsa näite, kui ma seal neid kasiinode elektrivärke ehitasin 30 aastat tagasi, siis oli selliseid asju ka, et paljud jäid võlgu ja siis, kui seal sai küsida kellegi käest, ega nad ei teadnud, ütles see sellele võlgu ja siis, kui te lugesite lehti ja suured ERR-i ja Ekspressid kirjutasid, et neid võlgnikke ja neid Eesti asja ajajaid leiti Männiku karjääris. Aga nüüd ma usun, et praegu tuleme pendliga juba nii kaugel, et Männiku karjäär on tühi, mis on Rail Balticu jaoks läinud, et kes ei aja seda õiget eest ära, nagu ütleme, Euroopas enam ei ole ajada, nii et võib-olla on nendes sood, mida meil nüüd propageeritakse ja laiendatakse, et meie taastame sood, ruupe hoiame kinni. Aga see on õige, Andres, vaata, nõudlus on olemas, nagu sa ütlesid. Ja täpsustan veel, mis puudutab kasiinosid, sina võib-olla kasutasid seda kujundina, aga minul on kasutada fakt, et tõepoolest vähemalt üks Eesti kasiino oma koduleheküljel laseb teha panuseid poliitikute võidu peale. Meie saate salvestuse eelsel päeval ma ise vaatasin, üks mu Facebooki sõber soovitas ja palun väga, seal olid ilusti protsendid näha, kes pooldab ühte poliitikut, kes pooldab teist, ilusti olid paremas järjestused. Võimalik, et kajastame seda mõnes oma edasises saates, aga tähtis on, et tänane saade on seni pannud inimesed mõtlema ja kaasa mõtlema. Ja nüüd räägime natukene põlvkondade vahelisest sidemest, sest on teada, et riikides, kus demokraatia on palju vanem kui Eestis, seal on kombeks, et läbi suguvõsa hääletatakse ühe ja sama erakonna poolt ja peab olema ikka midagi väga erilist, et ütleme, poeg hakkaks hääletama teisiti kui isa või pojapoeg hääletaks teisiti kui vanaisa. Aga siin on jah, üks näide põlvkondade vahelise sideme kohta, kus pildil oli ja ütleb, et minu vanaisa oli Reformierakonna valija. Ja nagu näoilmest näha, pildil oli ja on väga rahul selle valikuga, nii et inimene kasutas oma õigust valida ja seisukohta väljendada. Ja siis selle meie mõtteavalduse lõpuks panen siis 2 märki. Need on, liikluses mõnikord on, et 2 märki saab kasutada nagu ühe ja sama asja väljendamiseks. Ja ma valisin need märgid välja. Andres, sina oled ju kogenud liikleja. Mida sina nende märkide kohta ütled? Kas nende sõnum on arusaadav? Ja kui on kriips peal, siis on teada, et ei tasu. See on keelumärk minu mäletamist mööda. Selle liigitus või alamliik. Läbi sõita. Ja kui kes läbi sõibab, see saab trahvi ja millise trahvi ta saab, mis automaksu näol ja muu maksu näol, need trahvid on tulekul ja nüüd hiljuti ka, et tuleb mingisugune demonstratsiooni keelamise nõue Euroopa Liidust trahvide või muu näol, aga
kui me muuta seesamane 30 aastat võimuvahetust, kes on neid lubadusi ja neid täitnud suure aupaklikuga ja tulevad teised, ütleme, ma siin kohalikesti räägime, räägin edaspidisteks, on võimalik ka loobuda väga suurest küürutamisest Euroopa Liidu ees. Ajada selg sirgu ja töödelda ja elada nii, nagu Island elab. Islandil on ju ainult 50 sõjaväelast ja need on rannakaitsed. 50 ja palju neid seal on? No, ja Andres, aga see eeldab seda, et on olemas, riigi juhtkonnal on olemas mõistust ja ka valijatel on mõistust. Aga meil peab ikkagi kestma veel elukestev õpe, tähendab 10 korda astutakse sama reha otsa ja siis nuutetakse pärast valimisi. Aga loodame, et andsime tänases saates mõtteainet vaatajatele. Kuidas sulle tundub, Andres? No loodame, et veel on jäänud mõtlevaid inimesi. Karteeski ütles, et selles eetermaailmas sellised sõnad ka veel juurde, et kes kahtleb ja mõtleb ja kes mõtleb, see on inimene. Jah, meie vaatajatele teadmiseks, et tegemist on prantsuse matemaatiku ja filosoofi René Descartesiga, kelle ladinakeelne nimi oligi Cartesius, nagu Andres nüüd tähelepanu juhtis või meenutas. Vaat selline saigi siis meie tänane saade, mõtiskelu, mõttekäigud, aga päris lõpetuseks küsin sinult, Andres Saukas, seda, miks sa soovitasid panna meie tänase saate lõppu just selline valimisteemaline laul, nagu me nüüd paneme? Sul oli kindlasti oma mõte sellega ja vaatajatele pakuks see huvi, sest väga võimalik, et suurem osa vaatajatest ei olegi seda laulu veel kuulnud ega seda lauluvideot näinud. Nii et palun, Andres, põhjenda. Minu põhjendus on lihtne. Võtame jälle Juhan Liivi endale appi. Tema ütles, minu erakond on eesti keel. Ja seesamane laul ütleb kõik ära 3 minutiga terve meie pika saate, kui keegi ei viitsinud vaadata või aju enam ei lubanud vaadata seda saadet, et ei mahtunud ära. Ja see ongi see vastus, et katsume eesti keelt säilitada ja mitte võtta seda viimast lauset eest ära endale patendiks. Väga õige nõu, Anne, Andres. Ja enne kui asume seda laulu ühiselt kuulama, vaatama, siis meenutan, et selline saigi Uudistekeskuse saatesarja Heade mõtete kast 14. saade. Ja saate teemaks oli valimislubaduste tõlge inimkeelde. Kohtumiseni, kuulmiseni järgmisel korral. Vali mind sa, anna mulle oma hääl. Vali mind sa, sinu huve kaitsen ma. Pärast valimisi sind ma 3 aastaks unustan. Luban sulle ühtset haridussüsteemi, rohkem laste toetust, õiglasemat riiki. Luban maksuvaba tulu, luban kõik, mis soovid sa. Vali mind sa, anna mulle oma hääl. Vali mind sa, sinu huve kaitsen ma. Pärast valimisi sind ma 3 aastaks unustan. Luban sulle tööd ja korralikku palka, pensionireformi, hooldekodu kohta. Luban maksurahu, arstiabi, katuse raada. Vali mind sa, anna mulle oma hääl. Vali mind sa, sinu huve kaitsen ma. Pärast valimisi sind ma 3 aastaks unustan. Soola.
kaitsen ma. Pärast valimisi sind ma 3 aastaks unustan. Rohkem raha kätte, odavat elektrit, maksude stabiilsust, traasuta transporti. Luban tervist, õnne sulle, luban kõik, mis soovid sa. Vali mind sa, anna mulle oma hääl. Vali mind sa, sinu huve kaitsen ma. Pärast valimisi sind ma 3 aastaks unustan. Vali mind sa, anna mulle oma hääl. Vali mind sa, sinu huve kaitsen ma. Pärast valimisi sind ma 3 aastaks unustan. Vali mind.